Leo on ema, on vabatahtlik, pärit Mariupolist ja kui esimesed raketid langesid Mariupoli peale, Mariupol sai esimest korda pihta, tema poeg oli 7 aastat vana ja kui algas täiemahuline rünnak, oli ta peaaegu 18. Ta räägib, et sellest ajast Ukraina emad vaatavad oma lapsi ja see on suurim hirm, mida inimene saab tunnetada, kui sa näed, kui sa vaatad oma last, keda sa oled ise sünnitanud, kasvatanud, kui sa nägid tema esimesed sammud, esimesed pisarad, esimest armastust, aga tuli aeg, kui ta pidi võitlema oma riigi eest ja oma ema eest. Kuid neid emasid, keda te näete siin näitusel, on kaotanud oma suurimat väärtust. Ja Svetlana siis soovitab meile, et me ei teadnud kunagi, mida sõda tähendab ja et ükski ema ei pidanud elama emade päeval üksinda. Aitäh Eesti teie toetuse eest, aitäh kõigile ja saavutan. Näituse autor oli valmis siia kohale sõitma ja selleks oli isegi avatud Eesti fondi poolt mõeldud toetus ja siis selgus, et tema mees, kes on rindel, see on 10 päeva puhkus. Ja te võite arvata, kumma ta valis. Nii et ta on seal. Aga see näitus ei oleks toimunud, kui oleks olnud Helmut Titti, kel kutsus see näitus üks teoks sai. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud suursaadik. Minu roll on siin olnud väga väike, aga mul on olnud suur au ja privileeg olla vahendajaks meie tublile MTÜ-le Mariupol Free. Шановні посол, шановні гості, шановний спікер парламенту, мені дуже приємно, що сьогодні у нас відкрилася ця виставка, але ця виставка була б неможливою без такого громадського об'єднання, як Mariupol Free. Ma ütlen alati, et meie Viljandi ukrainlased, Natalja ja teised üle Eesti elavad ukrainlased on võõratud inimesed, nad on kogukonnaliikmed, nad on soojad, südamega inimesed. Я завжди всім розповідаю, що наша українська громада у Вільянді, пані Наталія і всі українці в Естонії, вони неймовірні люди. Ja muidugi kõik need eestlased, kes iga päev mõtlevad ja tegutsevad selle nimel, et Ukraina võidaks. І разом з ними всі естонці, які щодня думають про те, як допомогти Україні, аби Україна отримала перемогу. Ma tänan väga ka Riigikogu avaliku suhete osakonda, kes korraldas ja nägi päris palju vaeva ja tänase näituse avamisel siin näeme me tegelikult 12 sõduri ema. Näitus on vormilt väiksem, aga sisult väga suur ja just emadepäeva eel selle näituse avamine on sümboolne ja tähendusrikas. Я хотіла би ще особливо подякувати відділу зв'язків з громадськістю парламенту Естонії за допомогу в організації цієї виставки. На виставці присутні 12 матерів, чиї портрети ви бачите, і це невелика за своїм об'ємом виставка, яка дуже глибока за своїм змістом, і це має особливе значення, що ми відкриваємо її саме в переддень Дня матері. Maailmas on midagi väga valesti, kui emad teevad nokka lapsi ja maailmas ongi valesti, sest Ukraina emad seda teevad iga päev. В світі, напевно, щось не так, і, скоріше за все, воно так і є, коли матері повинні ховати своїх дітей. Veel kord oli suur au ja privileeg olla vahendajaks selle näituse toomisel Riigikokku ja kattega pärast õige lood. Aitäh kõigile! Мені дуже переживаю таку велику гордість за те, що ми маємо